Tere, minu nimi on Reisi Kuslap. Teie vaatate videoseeria Esimene aasta koolis, kuidas õpetajana hakkama saada. Teist osa, mis kannab pealkirja, kas mu õpetamisest on üldse midagi kasu. Kas ma teen asju õigesti? Kas mu õpetamine jõuab lastele kohale? Kuidas hakkama saada iseenda madalseisuga? Enne trimestri lõppu elavad õpilased kukil ja leiavad, et õpetaja on ebaõiglane ja käivad kaebamas. See paneb ka ennast kahtlema, kas ma olen ikka piisavalt hea ja võimekas. Võib-olla keegi kogenum õpetaks paremini. Meetodid. Millised toimivad ja millised mitte? Kuidas valida õigeid meetodeid ja kaasata ka õpilasi, kes ei ole aktiivsed? Need on päris head küsimused. Ma proovin neile siis vastuseid hakata leidma. Kas ma teen asju õigesti? Kas mu õpetamine jõuab lastele kohale? Jah, ma küsin kogu aeg, et kas ma teen asju õigesti. Aga eelkõige peaks koolis töötades arvestama, et sa tegeled õppe- ja kasvatustööga. Põhikoolis tihtilugu jääb selline mulje, et sa tegeled ainult kasvatustööga. Mulle meeldib tuua paralleeli muru niitmisega. Mulle meeldib suviti muru niita, sest kui ma muru ära niidan, siis on mulje või mitte mulje, vaid nii ongi, et mu töö on tehtud ja siin on tulemus ja seda on väga hea vaadata. Aga koolis see tulemus ei tule ju kohe, et võib-olla see tuleb 5 aasta pärast, võib-olla 10 aasta pärast, võib-olla 20 aasta pärast. Tuleb keegi su endine õpilane ja ütleb, et õpetaja, et see, mis sa mulle 6. klassis ütlesid tunni ajal, et see on mul siiamaani meeles. Ja need õpetussõnad on mind palju elus aidanud. Näed, sa tegid asju õigesti juba esimesel kooliaastal. Aga tulemus või see kinnitus, et sa teed asju õigesti, tuli alles 20 aasta pärast. Või võib tulla. Et mis ma tahan öelda, et sa pead olema kannatlik. Ma ei tea, kas sa teed asju õigesti, ma ei tea, kas ma teen asju õigesti, aga ma annan endast parima ja eks siis ole näha. Ja kui ma täna asju õigesti ei tee, et sisetunne ütleb, et täna küll õigesti ei läinud, siis ma proovin homme paremini. Nii et õppe- ja kasvatustöö ja tulemused võib-olla tulevad hiljem. Teine asi võiks siis olla, et küsi laste käest, küsi, kas sa teed asju õigesti, aga ära küsi niimoodi otse, vaid küsi ikkagi ringiga. Et Kehras ma viisin 7. kuni 9. klasside seas läbi küsitluse, milline on hea õpetaja. Ja ma palusin neil siis, seal oli palju erinevaid küsimusi, aga palusin neil öelda, ma ei mäleta, kas 3 omadussõna või milline on hea õpetaja ja ka põhjendada neid. Ja muideks ma sain kokku 47 omadussõna, milline on hea õpetaja ja siis põhjendused ja see oli nii hea neid lugeda, see oli nii värskendav ja selline üllatav lausa ja see oli ikkagi ka eneseusku ja enesekindlust andev, et vau, et ma olengi midagi õigesti teinud, et need on ka need väärtused, mida mina oma õpetaja töös tähtsaks pean. Aga üllatav oli ikkagi esimene koht, et ma kirjutasin need 5 esimest endale üles ka, et õpetaja peab olema 5 populaarsemat vastust. Rõõmsameelne, sõbralik, kannatlik, tark, loomulikult ju põhikool vastab nii. Ja esimene, nad ütlesid, et hea õpetaja peab olema abivalmis. Aga püüa siis olla abivalmis ja sa teedki vähemalt mõnda asja õigesti. Aga jah, julgustan sind küsima igati tagasisidet õpilaste käest. Sa ei pea seda nüüd kogu aeg tegema, aga võib-olla iga perioodi lõpus mõtle mingisuguseid huvitavaid küsimusi ja sa ise ka üllatud. 3. punkt on siin kirjas, et proovi, sa ei tea enne, kas sobib. Et see on siis mõeldud meetodite osas. Et ma julgustan sind katsetama erinevaid meetodeid, sellepärast, et sa oled 1. aasta õpetaja ja sa ei tea, kas asjad sobivad nii sulle kui klassile enne, kui sa pole neid meetodeid proovinud. Jälle sa pead teadvustama, et jah, siin võivad asjad nässu minna, et need ei pruugi välja tulla, see ei pruugi anda sellist tulemust, aga siis sa panedki selle meetodi kõrvale, kui see sulle ei sobinud, kui see õpilastele ei sobinud, või siis sa otsustad, et sa teed järgmine kord natukene paremini. Et
muidugi on ka valik jääda, et ma teen slaidid, ma vuristan nad kõik iga tund ette ja näed, see toimib ja ma teen asju õigesti. Aga kas ka õpilaste arvates, kas see on kõige efektiivsem viis, kas see on kõige põnevam tund, kas sa tekitad huvi õpilastes selle õppeaine vastu või sa lihtsalt õpetad nii-öelda oma asja ära. Et ma julgustan proovima erinevaid meetodeid, proovima, katsetama, teadvustama, et kõik ei tule välja, kõik ei pruugigi välja tulla, aga kui sa ei katseta, siis sa ei saa ka teada, mis sul välja tuleb. Üks näide Kehrast. Mulle väga meeldivad nii-öelda aktiivõppemeetodid, kus õpilane, ka rollimängud ütleme nii, ja tegimegi sellise nii-öelda väikse näitemängu, võib-olla see oli kindlasti 6. klass, kus ma tegin nendega, aga ma ei mäleta teemat, see oli vana Kreeka teemal midagi. Ja tead, see väike näitemäng, mis nad pidid rühmades lavastama, see ei tulnud üldse välja, sest nad polnud harjunud sellise vabadusega ja et nad peavad nüüd ise midagi tegema ja klassi ette tulema ja ette kandma ja see läks lihtsalt siukseks ühes klassis läks lihtsalt kakluseks, lihtsalt nagu nad kaklesid seal lava ees. Ja siis me võtsime selle tunni kokku ja ütlesime, et see ei toiminud nii. Ja mul on väga kahju, et see ei toiminud ja ma panin selle meetodini selle klassiga aastaks kõrvale. Ja ma tulin 7. klassist tagasi, ütlesin, mäletate, mis eelmine aasta juhtus, aga tead, ma väga tahaks seda uuesti teha ja ma usun, et te saate sellega nüüd hakkama. Teemaks oli keskaeg, maaelu. Nad pidid siis etendama rolli mõisa ja talupoja suhetest, või mitte rolli, vaid näidendi. Ja see tuli nii hästi välja, see oli nii tore, mul on videod ka sellest alles, et aasta aega oli vaja natukene areneda ja mõelda ja ma julgesin selle juurde tagasi tulla ja proovida. Ja see toimis ja ma usun, et see on ka neil siiamaani meeles, et kes on sundja, kes on vardja ja kes on külavanem ja kes on kubjas. Et läbi selle mängu ma usun, et nad õppisid mõisted endale selgeks, nii et proovi ja katseta ja sa enne ei tea, kui sa ei ole proovinud, kui läheb nässu, siis mõtle nii, et sul on homme uus 45 minutit asju parandada. Teine küsimus oli, kuidas saada hakkama iseenda madalseisuga. Enne trimestri lõppu elavad õpilased kukil, nii ja leiavad, et õpetaja on ebaõiglane, käivad kaebamas ja jälle see kahtluse-uss. Siin on seesama tagasiside küsimine ja õpilastega rääkimine. Kui õpilased käivad kaebamas, võib see olla nii, et nad 2-3 õpilast on klassis rahul olematud. Aga küsi kõigi käest. Küsi, mida teised arvavad. Räägi klassiga. Kui klassis on tekkinud suhete tasandil probleem, siis tegele sellega, sest sa ei saa õpetamisega edasi minna, kui see probleem pole nii-öelda lahendatud või siis pinged pole maandatud. Võib-olla keegi kogenum õpetaks paremini, võib-olla tõesti õpetaks. Aga sa ei saa sellepärast ju siis õpetamata jätta. Ega neid kogenuid ka väga palju ei ole. Et raskusi tuleb koolis ette, kõigil on raskusi koolis. Lihtsalt sellega kerge öelda, raske teha, aga lepi sellega. Jah, võib-olla keegi kogenum õpetaks paremini, aga mis siis? Sina õpetad nii hästi, kui sina oskad ja oled homme parem kui täna. Meetodid, millised toimivad ja millised mitte, et ma just rääkisin ka, et sa pead katsetama, proovima, eelkõige sa pead sellesse meetodisse ise uskuma. Kui see meetod juba tundub sulle, et ma ei usu sellesse, ma ise ei tahaks seda teha, ära tee seda. Ära tee seda, sest see pole sinule omane. Leia meetodid, mis on sulle omased ja tee seda õpilastega ja ära muretse, et nüüd kõike ei tee või ma ei taha neid rollimänge teha, et oi, mis õpilased mõtlevad, neil jääb nüüd õppimata. Okei, kui sina ei taha rollimänge teha, siis ma ei tea, kõrvalklassis on õpetaja Reisi, kes teeb neid rollimänge. Et õpetajad on ju kõik erinevad ja omanäolised. Las igaüks siis proovib ja katsetab neid meetodeid, mis talle sobivad. Et meetodeid on väga palju erinevaid. Võin sellest rääkida ka, aga võib-olla mitte täna. Kuidas kaasata ka neid õpilasi, kes ei ole aktiivsed, väga raske küsimus. Ja kui ausalt öelda, siis ma isegi varasemalt olen öelnud, et olgu, et kui sa ei taha praegu teha, tahad üksinda teha, tahad üksinda olla, siis palun, et siin on sul ülesanded ja sa võid olla üksinda ja sa ei pea sellest konkreetsest aktiivõppemeetodist või rühmadest osa võtma. Neid pigem on olnud vähe, aga neid on tulnud ette ja ma ei ole sundinud kedagi, et tuleb nagu
võib rääkida selle õpilasega, miks ta ei taha. Aga tuleb nagu natuke tunnetada, et kas sa nüüd ütled, et ei, sa lähed ikka või sa seekord täna, kui tal tõesti on raske päev või ta tõesti ei taha, tundub endast väljas, siis sa lihtsalt ei kaasa teda. Aga kui üldiselt kogu klass on nagu pikalt selline, et nad ei taha nende meetoditega kaasa tulla, no siis nad ei taha. Jälle ei ole nagu, sa ei saa nagu sundida seda, et sa lõpuks ei muuda teist inimest või et sa võid ju proovida ja katsetada, aga kui tulemus ei ole, siis lohutab võib-olla sind see, et kõik klassid on erinevad, eks. Et kui ühe klassiga sobivad ühed asjad, siis teise klassiga teised asjad ja siis võtagi võib-olla see suund, mis sellele konkreetsele klassile sobib. Peaasi, et siis saavutaksid need õpitulemused, mis õppekavas on. Ühesõnaga, kas mu õpetamisest on üldse midagi kasu? Ma usun küll, et su õpetamisest on midagi kasu. Lihtsalt see kasu ei ole kohe näha. Õpetajaamet selles osas on tänamatu töö, et jah, et tulemused ei tule kohe ja need tulevad hiljem. Ja võib-olla on nagu mõni nädal raske või mõni kuu raske, aga ma usun, et järgmine kuu on juba parem või mingi tund nad lihtsalt üllatavad sind sellega, et appi, nad on kõik nii vaiksed, et töötavad kaasa. Et alles eile oli siuke lärm ja selline võis tunduda, et väga lugupidamatu käitumine ja üldse mitte midagi kasu ei ole. Juba hirmuga ootad seda uut tundi, mitte ei oota, vaid kardad seda uut tundi. Ja siis tuleb nii, et nad on kõik järsku nii normaalsed ja töötavad. Et see on lihtsalt päevad ei ole vennad. Tuleb olla kannatlik ja uskuda endasse ja räägi õpilastega, küsi nende käest tagasisidet. Ei oskagi midagi muud öelda. Õppe- ja kasvatustöö. Aga ma soovin teile ilusat nädalat. Vaheajani on, ma ei tea, kas nüüd 3 nädalat veel, siis tulevad jõulud, siis saad natuke puhata ja lähme edasi. Pea meeles, sa pole üksi, me oleme koos, hakka õpetajaks, ole nagu Reesi. Jõu, tšau!